Tšau! Selles videos tuleb siis juttu toidu ette kokkamisest ja sellest säilitamisest. Ja kui sina oled selline inimene nagu mina, kellele meeldib siis toitu ette kokata ja seda ka säilitada, nii et ta pärast maitsev on, siis vaata kindlasti selle videot edasi, sellepärast et ma luban, et see, mida sa näed, meeldib sulle. Aga ennem kui tegevuste juurde asume, ma tahaksin sulle rääkida midagi. Kui sa oled minu tegemisi jälginud, siis sa tead, et põhiline toit, mida ma ette kokkan, on siis lõunasöök. Ja selleks on mul kana barbecue salat. Ja varem pakendasin ma siis toitu vaakumkilekottidesse. Ja need on ühekordsed. Ja siin käes on mul ainult 100 tükki, aga kuna ma söön seda pea iga lõunasöök, siis võime selle koguse, mis mul siin käes on, vabalt korrutada 2-ga, võib-olla isegi 2,5-ga. Ja ausalt öeldes, minu südamel on pannud paljud inimesed seda, et kas on vaja kõike seda plastikut raisata, kasutada. Ja ma ütlen ausalt, ei, aga samas otsides lahendust ei õnnestunud mul leida sellist sobivat lahendust, mis siis tegelikult lahendaks selle probleemi. Aga see probleem on lahendatud. Näeb palju varem välja, on ju? Ja see ei ole ühekordne. Aga asume nüüd asja kallale. Ma näitan sulle siis, mis värk on. No nii, lugu siis järgnev. Kohe hakkan ma ette valmistama kana barbecue salatit. Siin on mul siis valmis küpsetatud kana ja bataat. See on super lihtne. Lihtsalt igaüks küpsetab kanafilee ja bataadi valmis täpselt nii, nagu ta arvab. Näiteks ahjus. Aga siis teen ma peale sellele kastme ja kastme segamiseks kasutan ma siis oma uut mänguasja, mis on siis Bosch Ergomix. Ja seda otsikut, et lihtsalt läheks natukene lihtsamalt kogu see protsess, aga sellest räägime natukene hiljem. Aga mis siin veel tähtsam on see, nimelt teine otsik. Ja nüüd, kui ma selle teise otsiku panen siia saumiksri otsa, siis muutub see automaatselt vaakumpumbaks. Selleks pean ma siis vajutama seda nuppu ja panema selle otsiku vastu seda karbi teatud kohta ja imeme sealt õhu välja. Ja selle õhu välja imemise point on siis see, et toit seisab kauem värskemana. Nii et teeme siis kõigepealt selle salati valmis, paneme selle karpidesse ära, siis ma teen kastme valmis, panen selle ka sinna peale ja siis näitan teile, kuidas töötab see vaakumpumba süsteem. See on fantastiline lihtsalt, nii et kohe näed. Nii, kana ja bataat on siis ilusti kenasti tükeldatud, see käis imekiirelt, nagu sa nägid, ja nüüd teen valmis siis kastme. Nii, ja nüüd on siis aeg salatid vaakumisse tõmmata. Kõigepealt panen kõigile kaaned peale. See on imelihtne, lihtsalt sõna otseses mõttes panen kaane peale ja külje pealt siis käivad krõpsti kinni ja plaks. Nii, mitte plaks, vaid krõps. Ja nüüd, kui sa mõtled, et kuidas ma aru saan, et see karbi sisu on nii-öelda vaakumisse tõmmatud, siis vaata siin, see väikene nupukene tõmbub sisse, ehk siis tekib see väikse punni asemel, tekib see väike lohk, aga ma näitan sulle kohe ja see on imelihtne. Selle karbi puhul peab natukene kasutama niimoodi, et kui vaakumit sees pole, siis saan ma selle lihtsalt lahti teha ja kui vaakum sees on, siis käsitsi ilma seda nuppu siin liigutamata, ehk siis tõmbamata, ei olegi võimalik vist lahti teha. Võib-olla on, aga mina ei jaksa. Ja üks asi veel. Iga karbi peal on 2 sellist ratast, helesinine ja tumesinine. Nüüd, tumesinisest saan ma valida kuupäeva, millal ma selle toidu vaakumisse panin, ja helesinisest saan ma siis kuu valida. Nii et kui ma tahaksin panna tänast kuupäeva, siis ma võtan siit 8, mis on siis august, ja täna on meil 19. ja 19, ehk siis 8, 19 ja siis ma tean, mis kuupäeval ma panin selle toidu vaakumisse, aga on aeg vaakumisse tõmmata ja nagu ma ütlesin, siis siin on see
pumbaotsik ja nüüd peab vajutama seda alumist nuppu, siis ta tõmbab ilusti kenasti vaakumisse. Otsik läheb lihtsalt siia otsa, väikene krõps käib. Nüüd panen selle siia peale ja hoian all. Nii. Ja mida ma enne ütlesin, ehk siis käsitsi seda siit lahti tõmmata on võimatu. Mina ei jaksa, ühesõnaga see salat on ilusti vaakumisse tõmmatud, aeg teised ka vaakumisse tõmmata. Nii, ja mida ma ütlesin, näed, siit on tekkinud selle punase nupsiku peale väikene lohk hoopis tekkinud ja nüüd, kui ma tahan, et see lohk siit välja tuleb, ehk siis ka tahan avada seda, tõmban välja ja nägid. Nii lihtne see oligi. Ja nüüd lasen selle uuesti vaakumisse. Panen peale ja läks. Nii, ja siin siis ongi minu neljapäeva lõunasöök ja tegelikult kui ma näiteks homme või ülehomme või ka 4. päeval ei söö seda toitu mingil põhjusel, siis tegelikult vaakumpakendatud toit võib seista isegi kuni nädal aega, aga selle aja jooksul ma kindlasti söön selle toidu ära. Nii et olgu see siis mõnikord kas või hommikusöögiks või õhtusöögiks, vahet pole. Igal juhul värske toit on mind ootamas mitmel päeval ja sõna otseses mõttes lihtsalt tavalisse toidukarpi pannes versus siis nii-öelda vaakumpakendatud toit, see on 2 täiesti erinevat teemat. Ühesõnaga, kui ma võtan kas või 3 päeva pärast selle toidu siit välja, siis see on jätkuvalt mõnus, värske ja täpselt nagu justkui oleks see eile valmistatud. Ja seda siis kõike Sao Mikseri vaakumpumba otsiku abil. Nii et igati suurepärane asi ja minu teada siis ainult Bosch Ergomix võimaldab sellist asja. Nii et kui sa tahad ka värsket toitu, tervislikku toitu nautida ja vaakumpakendada seda siis keskkonnasäästlikesse karpidesse, mitte kasutada kilekotte, nagu mina seda kunagi tegin, siis kindlasti võta ligi Bosch Ergomix ja neid karpe võid osta neid nii palju kui tahad, kas või 20-30 tükki ja sul on kõik toidukorrad võimalik. Sõna otseses mõttes terve nädala toidukorrad võid vaakumpakendada ära, kui sa tahad. Nagu ma ütlesin, neid karpe võid osta nii palju kui tahad. Minule piisab nendest 4 esialgu ilusti. Igal juhul ma loodan, et sul oli väga-väga palju abi sellest videost ja sellest masinast Bosch Ergomixist on minul igal juhul palju abi, sest ma saan pakendada oma toitu vaakumisse ja see säilib suurepäraselt ja väga-väga mitmeid päevi püsib ülivärskena. Nii et soovitan täpselt samamoodi sul ka tegutseda ja kui sa mõtled, et kas on seda väärt, muidugi on tervislik toit, värske maitsega on alati asja väärt. Nii et võta Bosch Ergomix ligi ja saad täpselt samamoodi värsket toitu nautida isegi 3-4 päeva pärast. Tšau!